Järgmised 100 tundi elan mina siin Prismas. Kõik on siin kaetud. Kas seal on surnud inimesed või kedagi veel? Kas sa oled ikka õnnelik, et sa siia videost tulid? Lapsepõlves oli minu lemmikud YouTuberid need, kes veetsid üleöö kuskil Walmartis, peitsid ennast kuskil riiulite vahel. Nüüd 10 aastat hiljem on meil Prismad 24/7 avatud ja on lõpuks minu võimalus seda järgi proovida. Aga selleks, et meid siit enne 100 tundi välja ei visata, peame panema kindlasti ühe kindla plaani kokku. Europark tere. Kui ma pargin auto sinna maa-alusesse parklasse, et kas seal autos tohib viibida ka öösel? Seal on üldse nagu keelatud parkida just öisel ajal. Okei, nii et siis seal magada ka ei või. Mina olen õppinud, et küsi andestus, mitte luba. Nii et plaan on väga lihtne. Me paneme auto maa-alusesse parklasse, pimpaudime selle enda magamistoaks, aga et see video natukenegi põnevam oleks, helistasin ma enda heale sõbrale Kasparile ja kutsusin ta enda juurde Prismasse minu uude koju külla. Kaspar on tuntud TikTokis kui vürtsika toidu armastajad ning ma otsustasin panna proovile, et kumb meist talub paremini vürtsi. Kaspar, sa ei tea, miks me oleme Prismas? Ma ei tea. Tal pole õrna aimugi. Tere tulemast minu koju. Sinu koju? See on minu kodu. Järgmised 100 tundi. Mul on challenge, et ma elan siin Prismas järgmised 100 tundi. 100 tundi? 100 tundi, ehk siis 4 päeva. Oh my god. Siin videos näete, kuidas me sööme maailma vürtsikamat kananagitsat, mille vürtsikuse tase on 4 miljonit Scovilli. Tavaline Tabasco on ainult 2500 Scovilli. Nii ma teen teile kiire haulimismassi, me võtsime piima, siin on meil nagitsad, vett, 6 kohukest, sest et Kaspar armastab lihtsalt nii väga kohukesi. Kohuke armastaja, jah. Sponsoreerige teda, palun. Palun sponsoreerige Kasparit. Jaa, palun. Jaa! See ei ole õiglane! See ka ei ole õige. Okay. Pane like, palun. Sina pane subscribe ja pane like ja sina pane follow Kasparile ja mulle. Pane like, save'i ja kommenti. Valmis. Mõõpia. Mu pea käib ringi. Vabandage. Ei, ma ei talu. Ei. Ma tahaks oksendada. Kas sa oled ikka õnnelik, et sa siia videost tulid? Aga Kaspar, me tegime mõlemad selle ära. Mul on juba ära. Sul on otsas või? Jah. Kas siis ma võitsin või? Ei! Oota. Sina ei olnud nõu selle. Oota. We are the champions. Ma ei kujuta ette, kuidas sa täna ööl tuleb siin parklas magada selles seisundis. No võib-olla siis esimene päev ongi viimane päev. Anna kommentaaridest teada, mis on kõige vürtsikam asi, mida sa oled kunagi enda elus söönud. Ma tahan siis oksendada. Ta läheb. Tšau, Kaspar. Ma ütlen ausalt, see challenge ei ole enam nii põnev, sest ma olen olnud peaaegu 2 tundi vetsus. Tere! Kas homseks endale aja saab panna? Teeme küll 1. Jaa, super, aitäh, head aega. Me peame käima kindlasti ka Prismast läbi, peame ostma endale igasugused siuksed katted akende jaoks, et keegi ei näeks sisse, et me magame seal. See on. Ja kus kohas see siia sai? Siin on midagi kahtlas käimas. Öelge mulle palun, miks on minu autos Burger Kingi kott? Mul on siin mingisugune jook, sour cream and onion kaste, Whopper juustuga ja friikad. Kuidas see siia sai? Aga ma ütlen ausalt, mul on kõht päris tühini, et mul on väga õnnelik, et see siia sai, aga kas keegi luurab mind või? Aga ma ei saa lasta sellest ennast distraktida. Meil on missioon, me peame kõik aknad kinni katma. Et kui keegi peaks auto kõrvale tulema, turvamees või keegi, siis ta ei näe autos sisse. Me oleme saanud täielikult kõik valmis. Mitte kuskilt ei näe sisse. Ma panin siia praegu pleedi, sellepärast et kell sai praegu 10 läbi
ja ma ootan, et tuled läheksid kustu või et tuleks natukene öö peale, et ma saaksin panna neid teipesi edasi. Sellepärast, et kui praegu peaks mingisugune turvamees tulema, siis oleks suht halb, kui me jääme kohe vahele. Ühtlasi, siin on nii palav, ma olen nii higine. See tuleb väga raske öö. Ma arvan, siia õhtu lõpetuseks nüüd on ideaalne aeg süüa ära oma vopper ja minna magama. Ma näen teiega juba homme hommikul. Tere hommikust, kell on 7 hommikul, ma tunnen ennast päris hästi. Uni oli täitsa okei, aga autos on mega külm. Täna jällegi tuleb meil väga tegus päev. Me läheme juuksurisse ja vaatame veel, mis see keskuses teha on. Mõtlen, et nüüd peaks minema Prismasse, ostma endale autosse mõned need, teate küll need värskendajad, sest et kodu ju peab ikka alati hästi lõhnama. Võtame 2 vaniljat. Heavenly. Võtame Amazing Strawberry. See siin on vahukoora jäätis. Kas keegi on kunagi proovi mingit vahukoora jäätist või? Minu jaoks on täiesti uus asi see, nii et proovime ära. Aitäh ostu eest! Anna kommentaarides teada, kas sa oled juba proovinud vahukoora jäätist, sest et ma ütlen ausalt, pole kuulnud, pole näinud. Siuka ta näeb välja maasika, toor, moosi ja šokolaaditükkidega. Aga kas see on siis vahukoora? Okei, see peaks olema vahukoora jäätis, sellepärast, et see on vahukoorest tehtud, aga ma ütlen ausalt, see maitseb täpselt nagu tavaline jäätis. Aga ma ei tea, ta on päris hea. Päris maitseb hommikusöök, ütleme niimoodi. Ma olen selle jäätisele 8,5 punkti 10. Okei, me peame jooksma sellepärast, et mul tuli meelde, et meil on juuksur ja see hakkas 2 minutit tagasi, nii et jookseb nuttu. Tervist, Steveni nimel oli aeg. Külgedelt ma arvan siuke 3 millimeetrit, õhemaks kindlasti ja lühemaks ka. Ja siis mul on vist jah. Jah, aitäh teile. Head aega. Pole vahe. Tere tulemast tagasi järjekordsesse Snack Review time'i. Meil on siin Marabou Oreo šokolaad. Ma ei ole mitte kunagi seda söönud. Marabou šokolaad mulle meeldib, Oreo mulle ka meeldib, nii et siin ei saa mitte midagi valesti minna. Proovime ära. Pole paha. Kell hakkab vaikselt 11, nii et mõtlesin, et on õige aeg käia pesta rutambed ära. Kõige inimesem osa on alati siit eskalaatoritest üles minna, sellepärast, et siin on nii palju kaameraid. Kuna siin on nii palju kaameraid, näeme peseme siin vetsus hambaid. Hambad pestud ja magama. Niimoodi ma siis siin magan, mul on pleed ja padi, kõik on siin kaetud, kuidagi autosse sisse ei näe. Üllatavalt mugav on isegi ausalt öeldes, aga minu poolt praegu hea tööd. Keegi kõndis just siit auto ümbert, kell on 23:41, kõrval läksid tuled kustu, seal on midagi pärast tuliga paneb. Aga siin kõik ümbert ringi on tumed. Kell on 1:30 hommikul, mul ei tule und. Nii palju erinevaid hääli on siin ja ma ei tea, hästi laund. Ma ütlen ausalt, mul on päris suur vajadus minna vetsu, aga ma ei saa seda teha. Kell on 9 hommikul. Üllataval kombel ma sain jälle nagu und, aga oli halvem uni kui eile. Öösel oli nii palju veidraid helisi. Nüüd peaks minema hambaid pesema. Sealt autost välja tulen alati ülisketši, sellepärast et minu auto kõrval, seal, minu paremal, on autopesula. Ehk siis seal on kogu aeg töötajad. Äkki mõni vaatab, et saab aru, et ma elan seal. Lähme käime, peseme hambad ära. Eks ma juba ütlesin, aga ma ei ole mitte kunagi oma elus ristsõna lahendanud, nii et ma lahendan kõik ristsõnad ära, mis on siin kumake. Kutid, siin saab võita iPhone'i ja Hot Wheelsi. Tusla, hakkan iga päev ristsõna lahendama. Ma arvan, et see on pääsuka. Tuleb on see pääsuka. Toonekurg, raudselt toonekurg. No see ongi toonekurg ju. Teadsin. Toonekurg, raudselt toonekurg.
ütlen ausalt, mul on hetkel igasugune motivatsioon kadunud. See challenge on palju raskem, kui ma arvasin. Ma ei taha mitte midagi teha, ma ei taha mitte kedagi näha, ma tahaks siis koju minna. Ma olen siin autos lihtsalt tunde istunud. Mul on nii väsinud olla, ma tunnen, et ma ei saa ikka öösiti magada. Ma arvan, ma lähen proovin teha natuke väikse uinaku ja siis ma tunnen ennast natuke paremini. Ma arvan, ma sain praegu mingi tund aega magada veel umbes. Ma ütlen ausalt, see challenge on palju raskem, kui ma alguses arvasin, et see on. Esiteks siin garaažis on väga raske magada, autos on väga ebamugav magada. Mul on siin nii vähe ruumi, siin ei ole üldse õhku. Kogu aeg käivad mingid helid, inimesed käivad ümber auto. Kogu aeg on mingi paranoia, et äkki nüüd tuleb turvamees ja ajab siin minema. Ma ei tea, mul ei ole kõige parem olla austades. Mul ei ole jaksu filmida, mul ei ole mingit motivatsiooni. Ma lihtsalt tahaks minna koju magama, ma tahaks lihtsalt olla kodus, ma tahaks lihtsalt minna enda voodisse. Ma ütlen ausalt, ma ei tea, kas me jõuame viimase päevani. Mis asi see jälle on? Lõpetage ära. Ma magasin, millal see jõudis siia tulla? Kes ta teeb? Järjekordselt on minuni jõudnud burgeringi pakk. Mis meil siin on siis? Siin on mingi barbecue lõhn. Ma ei tea, mis burger see on, aga siin on liha, barbecue kastet, tundub, et sibula rõngalt. Ma ütlen ausalt, üks asi, mis mind siin challenge'is veel elus hoiab, ongi need burgeringi pakid, mis kuidagi ilmuvad alati mulle siia koha peale. Oh my god, see on päris, see on vist mul lemmik nendest kõigest, see saab kindlalt 9 punkti 10. Siin on veel mingid asju, mingid siuksed pallikesed. Esimene emotsioon. Wow. See on mingi jalapeno juustupall, mega hea. See hiitib teistmoodi. Wow. Mul on vähe väikest mental reseti, nii et ma lähen vetsu praegu. Ma just vaatasin mingi 5 tundi järjest TikTokke. I'm not feeling great. Ma lihtsalt ei tea, mida teha. Ma ei tea. Tulin siia, et filmida contenti, aga ma ei tee seda hetkel üldse. Ma lihtsalt kaarprotin. Ma ei tea, kuidas seda fixida. Ma olen juba nii kaugel ka, et ma lihtsalt tunnen, et kui ma praegu alla annan, siis kõik, mis ma olen teinud, on nagu ilma asjata. Mental health on praegu väga madal. See challenge lihtsalt hakkab päris karmilt pähe. Ma ei tea. Palun praegu. Pane üks praegu. Seepärast ma olen turvamees ja kliendid ütlevad, et motor töötab, kõik on kinni, kas enese tapja. Et mootor käib ja... Suicide. Okei, ma olen pannud veits selles. Ma tegelikult laadisin seal mingit arvutit ja ma jäin austus magama, ma olen ööle üleval. Kui on kahtlane auto juht, vabandage, me palume teist lahkuda. Okei. Jah. Seal on surnud inimesed või kedagi veel? Ei ole mitte kedagi. No mul läheb aeg. Kahtlane auto, vabandust. Mul läheb mingi... Ma ei tea. Ma olen suur maffiaboss tegelikult. Ma palun teid lahkuda. Ja mul läheb 5 minutit, ma pean kõik maha võtma seit ümbert ringi, et ma näeks sõita ikka. Okei. Kui palju see võtab praegu? 5 minutit. Okei, 5 minutit ja lahkuge paar. Sellepärast, et nad kontrollivad teid. Nad vaatavad video. Las vaatavad, jah. Ja ma vaban. Ei, pole hullu. Ma panen kuhugi jõkke. Ma siia jätta. Ja, okei, aitäh. Ma ütlen ausalt, et ma olen tegelikult päris õnnelik, et see challenge sai ikkagi lõpuks läbi, sest et ma ei tea, kas ma oleks suutnud ühtegi minutit veel seal autos edasi olema. Ja muidugi kõige rohkem... Ma hakkasin ütlema, et kõige rohkem ma igatsen oma voodit. Aga mis see siin on? Kuidas sai see minu koju? Hallo! Nojah, üks asi, mis mind hoidis veel selles challenge'is koos, olid need õhtused Burger Kingi burgerid. Ma ei igatse seda autot, aga ma igatsen ühte asja. See on minu vana hea ustav burger. Ma ei tea, kes seda teeb, miks ta seda teeb, aga aitäh sulle Burger Kingi jumalad, et minuni te ikka alati jõuate. Kui see challenge saab läbi selle viimase ampsuga, ma loodan, et ta ei jäta mind ikka külastamast. My God. Ja nii see teekond saigi meil läbi. Ma tean, et ma pidin küll tegema 100 tundi, aga reaalsuses tegin ma ainult 56 tundi.
ja ma ütlen ausalt, ma ei tunne isegi ennast halvasti, sest et selle 56 tunni jooksul ma tegelikult õppisin väga palju enda kohta. Ma õppisin enda kohta seda, et mina talun palju paremini vürtsi kui Kaspar ja ma õppisin ka seda, et mulle ei meeldi olla üksinda, sest et seal autos oli ainult 2 asja, TikTok. Teiseks oli need õhtused Burger Kingi eined, mis kuidagi jõudsid ikka alati minuni. Kui sa oled jõudnud siin videos siiamaani, siis pane kindlasti like ja subscribe, kui sa tahad veel sükseid ägedaid videoid näha, sellepärast et minu järgmine video tuleb palju suurem ja veel ägedam. Nii et aitäh, et vaatasid seda videot ja järgmise korrani.